Meie põhiliseks tööriistaks on Canon 1D Mark II. Me teame, et see on täielik overkill, aga overkill on alahinnatud ning selle masina videovõimekus sobib meile kõige paremini. Aga miks eelistada fototehnikat videokaameratele? Täna me võrdleme video tegemiseks lihtsalt ja loogiliselt foto- ja videokaameraid. Alles see ju oli, kus video ja foto jaoks olid täiesti eraldi kaamerad. See vahe on siiani alles, kuid hakkas peale Canon 5D Mark II väljatulekut muutuma väga häguseks. Mis selle kaamera nii eriliseks tegi? Sinna tuleme kohe tagasi. Millised aga on nende seadmete põhilised erinevused? Videokaamera on parema ergonoomikaga mõeldud pikemalt käes hoidmiseks. Fotokaamera pigem klõpsimiseks ja ringi jooksmiseks. Käsi videokaamera on aga rohkem suuna ja tulista. Pea kõik on ühtlaselt fookuses. Super, kui dokumenteerimine on olulisem kui väga filmilik pilt. Peamine erinevus on sensorites. Käsikaamera sensorid on oluliselt väiksemad kui täiskaader fotokaameratel. 1D ja 5D on 35 mm sensoriga. 200D on 1,6 korda ning XC15 on 2,7 korda väiksem. Pisikeste pihukaamerate sensorid võrreldavad pigem mobiiltelefoni omadega. 5D oli esimene, mis tänu suurele sensorile ning võimele salvestada Full HD-s andes esimest korda võimaluse tekitada filmiliku video, kus taust on udune ning subjekt terav. Esimest korda toodi ilus ja sügav pilt massidesse. Eelnevalt oli selleks tarvis kümneid või sadu tuhandeid maksvat filmikaamera. Uduse taustaga subjekti eristamist on nii fotos kui videos kasutatud väga kaua, sest et see on üks parimaid ja lihtsamaid meetodeid rõhutada mõnd inimest või elementi, viies vaataja tähelepanu just sinna, kuhu tarvis. Suurem sensor tähendab ka paremat pilti halvas valguses. Videokaamera suureks eeliseks aga on salvestusaeg. Enamasti limiteerib seda vaid mälukaardi suurus. Tänu teatud seadustele tohib fotokas korraga filmida vaid 29 minutit ja 59 sekundit. Mõni jätkab kohe uue failiga, kuid enamus vajavad kasutaja sekkumist. Fotokaamera annab ka võimaluse kasutada olemasolevad objektiive, aga nüüd videos. Igal objektiivil on oma tunnetus, kompresseering ja meetod, mis aitab just sinu lugu paremini jutustada. Käsikaamerad teevad selle asjaga lihtsaks. Objektiiv, mis seal ees on see, mida saad kasutada ja kõik. Pole vajadust osta hirmkalleid läätsi ning neid kõikjale kaasa tassida. Tihti on kompaktsus ja mugavus olulised. Tänu vahetatavatele läätsedele saab fotoka ette panna eriti laia vaatenurgaga objektiive. Videokaamerad on tihti kitsama vaatenurgaga ja seega näiteks vlogimiseks väga hästi ei sobi. Üks koht, kus on fotokaameral eelis, on muidugi fotode tegemine. Sellega saavad need aparaadid päris hästi hakkama. Nii et oma uue projekti promomiseks Instagramis pole lisaks teist kaamerat vaja soetada. Hind on üks faktoritest, mis on siiani olnud pisematel videokaameratel eeliseks. Peegelkaamerad on komplektina kallimad. Juhul kui võrrelda näiteks Canon XC15 EOS 200D-ga, siis on vahe muidugi 2 korda. Aga XC kahjuks. Aga miks meie eelistame fotokaid? Kinokaamerate hankimise jaoks proovisime isegi 2 neeru müüa. Iseenesest, kui keegi on huvitatud, siis 2 neeru on müügis nüüd. Enam-vähem sama aastakäik. Kahjuks polnud keegi huvitatud, kuna Eastern Europe neerud pidid kehvemad olema. Pisikese käsikaamera fookussügavus, vaatenurk ning üldine tunnetus pole kahjuks meile piisavad. Meil puudub vajadus pika salvestusaja järgi ning fotokaamerad on mitmekülgsemad. Sellepärast kasutame. Lihtne. Igatahes. Jälgi meid sotsiaalmeedias. Lingid all. Vajuta kindlasti subscribe ja like, kui see meeldis, mis teeme. See on päriselt ka meile oluline. Tarbi targalt.